Eesti iseseisvuse taastamine on meie lähiajaloo tähendusrikkaim sündmus, tänu millele saame elada vabas riigis, ütles endine peaminister Jüri Ratas. Meil on nii au kui kohustus tunnustada inimesi, kes iseseisvuse taastamise ja meie vaba riigi uuesti ülesehitamise nimel tööd tegid. Me peame neid sündmusi mäletama ja andma oma panuse ajaloomälu kujunemisse, et ka uued põlvkonnad väärtustaksid meie iseseisvuse taastamise teed. Vabadus ei ole midagi iseenesest mõistetavat. Selle nimel pingutasime 30 aastat tagasi ning selle nimel teeme tööd iga päev ka praegu. Mis ametit te pidasite 1991. aastal? 91 ma olin Eesti Raadio korrespondent Kagu-Eestis. Mis meil oli ümbritses rahvast ja kas õhus oli ka tunda hirmu? Nii ja naa. Tegelikult 19. augustil ju kõik algas. Ja selle päeva hommikul ma pidin sõitma Tallinnasse nõupidamisele. Nii nagu neid ikka kord 2 kuus tehti. Ja hommikul ärgates kohe nagu raadiot sisse ei lülitanud, sest teised veel magasid. Ja me sõitsime koos kolleeg Mati Kiroteriga. Ja autoraadio kui käivitasime, siis esimese hooga nagu ei saanud aru, et muusika on niisugune imelik. Kui siis natuke pikemalt sõitsime, saime aru, et mingi jama on ikkagi seal Moskvas lahti. Ega keegi sel ajal kusagil kella 7 paiku sellest veel nagu ei rääkinud. Ja minu meelest kas olid 7:30 uudised vist need, kus esimest korda siis teatati sellest, et Moskvas on toimunud riigipööre. Ja ega me muidugi raadiost siis enam kõrva ära ei saanud kuni Tallinnani. Ja Tallinnas siis jagati ülesanded, kes kuhu. Naistöötajatele öeldi, et nemad võiksid minna koju. Ja enne kui olukord ei lähe rahulikumaks, enne siis mitte raadiomajja tulla, jagati ära nii-öelda ööpäeva ringselt siis, kes on ametis. Ja maakondade korrespondendid said oma ülesanded. Mina sain ülesande siis tolle aja peale pärast lõunal oli juba teada, et Pihkvast on startinud tankikolonn Eesti poole. Ja mina sain siis ülesande nii-öelda vastu võtta seda tankikolonni ja anda siis informatsiooni edasi, mis toimub ja kus toimub ja kuidas toimub. Aga kujutage ette, aastal 91 polnud tavatelefonigi igal ühel. No rääkimata sellest, et siis oleks mingisugust mobiiltelefonid olnud. Et see ülesanne oli päris keeruline, aga Eesti Raadio Tartu stuudio baasil me siis pidime selle informatsiooni edasi andma ja eks see niimoodi siis läks ka. Tanke kohtasin ma öösel vastu teisipäeva, siis kui nad olid peatanud Saverna kandis ja ilmselgelt otsisid siis telemasti. Ja kas teile meeldub veel mingi selliseid eredamaid sündmusi tollest just siis 19.–20. augustist, et mis siis toimus Põllumaal? No ütleks nõnda, et see tankide tulek, see oli ikka pisalt jube küll, kui väga vaikne öö. Ja kui siis sa kuuled roomikute lõginat kusagilt kaugelt, järjest tuleb lähemale. Ja neid, kes olid tulnud siis sinna Savernasse, ei olnud üldse mitte vähe. Ja nii nagu me ka eelnevalt arvasime, üritatakse ära võtta telemastid. Aga siinkohal naljakas küll, aga piisas mõnest asjast. Esiteks Valgerve teletorni nii-öelda valgustustuled, need olid välja lülitatud. Teeviidad olid suunatud teisele poole
ja ilmselgelt need tankikolonni juhid olid segaduses. Tükk aega nad seisid seal, lõpuks hakkasid liikuma nii, et üks osa jäi paigale, ilmselt veel seda teletorni otsides. Aga lõpuks sõitsid nemadki edasi. Ja räägitakse veel, mina konkreetselt seda ei näinud, aga paar päeva hiljem oli kuulda, et jah, samas paigas siis oldi ka väga külalislahked oldud nende sõdurite vastu, nii et neile pakuti head paremat ja kangemat ka. Eesti taasiseseisvumisele de facto andis tõuke riigipöörde katse niinimetatud Augusti putš Moskvas 1991. aasta augustis. 20. augustil 1991 võttis Eesti Ülemnõukogu Eesti Kongressi täidesaatva organi Eesti komiteega kooskõlastatud vastu otsuse Eesti iseseisvusest, mille järgi taastati juriidiliselt 1980. aastal asutatud ja 1940. aastal NSV Liidu poolt okupeeritud Eesti Vabariik. 20. augusti otsusele järgnes kiiresti diplomaatilise suhete taastamine mitmete riikidega või Eesti Vabariigi tunnustamine paljude maailma riikide poolt. Eesti riiklikust iseseisvusest vastu võetud 20. augustil 1991. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus. Lähtudes Eesti Vabariigi järjekestvusest rahvusvahelise õiguse subjektina, toetudes 1991. aasta 3. märtsi rahvahääletusel Eesti elanikkonna selgesti väljendatud tahteavaldusele taastada Eesti Vabariigi riiklik iseseisvus, arvestades 1990. aasta 30. märtsi Eesti NSV Ülemnõukogu otsust Eesti riiklikust staatusest ja Eesti NSV Ülemnõukogu deklaratsiooni Eesti NSV Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi koostööst, võttes arvesse, et NSV Liidus toimunud riigipööre seab tõsisesse ohtu Eestis toimuvad demokraatlikud protsessid ning on teinud võimatuks Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse taastamise NSV Liiduga kahepoolsete läbirääkimiste teel. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab kinnitada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust ja taotleda Eesti Vabariigi diplomaatiliste suhete taastamist. Eesti Vabariigi põhiseaduse väljatöötamiseks ning rahvahääletusele esitamiseks moodustada põhiseaduslik assamblee, mille koosseis kujundatakse delegeerimise teel Eesti Vabariigi kõrgeima seadusliku riigivõimuorgani Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ning Eesti Vabariigi kodanikkonna esinduskogu Eesti Kongressi poolt. Viia läbi Eesti Vabariigi uue põhiseaduse järgi Eesti Vabariigi parlamendi valimised 1992. aasta jooksul. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel. 1991. aasta suvel augustiputši päevadel Valgjärve teletornis valves olnud Maanus Hass meenutab tollaseid sündmusi ajalehe Sumaleht järgmiselt. Ma oli vahetuse liiga. 12 tunni oli vahetus. Tuusama öö vasta 20. põimukuud olimi kunnariga õdagu katsast hummugu katsani. Ja siis naaski tuu tramburai pihta. Naane kotost helist. Ma oli värisny ja klaasi klirisny, kui tangi sõitseva. Sõs naas Tallinnast ka teedüst tulema, et määnegi jama on vallale. A midagi kimmestes ütelda. Kui tangi oli savernan tunna aigu ära olnu, kell oli 11 paiku, sõs värt on helist, et tangi naksi liikma, otsva Valgjärve masti. Nagu perän kuulse, oli värtun soldanit tii veeren viinaga juutnu ja näide käest tuu teede saanu. Telekastes saa määnestki teedust. Olimi kunnariga katekõiste. Edimene asi. Lassumi masti tule är. Nuu umma kavvale näte. A ümbre masti territooriumi om hästi suur valgustet aid ja tuu oli poole saverna tii pääle näte, selle et om kõrge mäe otsan. Jagasimi är, et nuu tule piässiga här laskma. 3 päät eri oli olnu. Tuu om tsõõrõga tank. Üks džiip, ohvitseere uma. Põristiva sääl Valgjärve ümbre. Ildampa linnas, eski helikopter, a mast om ju tsipakese kavvõmbal
ja meil oli tulu ärlastu. Yö olsõs kottpymme, Vilven, tähti, kes ole näte. Mutikase käest oli kysynyt tiid ja tuu oli näytänyt otõpä pääle, et minkä sinne. Ollikin lännu ja nõuni kaudu kuigi Tartu tii päälle lõpus tagasi jõudnu. Ei tiedä, kes tuun mutikene ol, a müts maha tema in, muidu oles meid üles lõutu külg. Kõik suitsu, mis oliva, oli edimese pooletase tunniga tõmmadu. Jõimi kohvi ja tiid kõik aig. Ega näidki ei oles hoita saanu. All oma klaasassu. Kui tuleva, sõs tuleva. Ma pole lahti löödud laast, mis lendab tuulte eest, vaid osa oma isamaast ja piisk ta mereveest. Mis sest, et taevas kohal pea näeb enamasti hall ja kõik, mis hell ja kõik, mis hea on hinges sügaval. Nii palju muutub veel, kuid säilib tasakaal nii kaua, kuni emakeel on tähtis sellel maal. Mis sest, et elu lahku viis nüüd kodust tuhandeid. Jääb emakeelne lauluviis veel ühendama meid. Rõõm tihti sõnatumaks jääb ja peitu pisarad. Me täiel häälel iga päev ei kiida isamaad. Kuid juhtugu mis iganes. Aeg olgu hell või karm. On iga ühe südames. Mu isamaa, mu arm.